Tere! Mina olen ajaloolane. Täna uurime, kust on tegelikult pärit jõulud. Kas need on kristlik püha? Või on nende juured hoopis palju vanemad? Vastus on mõlemat. Ammu enne Kristuse tulekut tähistasid põhjapoolsed rahvad talvist pööripäeva. Seda nimetati juuleiks, Põhjamaade suurimaks talvepühaks. Inimesed süütasid lõkkeid, tõid tuppa igihaljaid oksi ja pidasid pidu, et kutsuda tagasi päikesevalgust. Juuli ajal usuti, et üle taeva kihutab Jumal Odin oma 8-jalgse hobuse Sleipniriga. Ta oli rändur, tarkuse jumal ja vahel ka hirmuäratav hingede koguja. Lapsed jätsid Sleipnirile kingituseks heina või porgandeid. Legend räägib, et Odin jättis neile vastu väikeseid kingitusi. Kui kristlus Euroopasse levis, otsustati Jeesuse sünnipäeva tähistada just talvise pööripäeva lähedal. Nii sulandusid juuli kombed kristlike traditsioonidega. Igihaljad puud, küünlad, pidusöögid, kõik need tulid vanadest pööripäevapidustustest. Jõuluvana tegelik ajalooline eeskuju on aga Püha Nikolaus, 4. sajandi piiskop, kes oli tuntud oma helduse poolest. Tema teod, eriti salajased kingitused lastele, said aluseks kingituste jagamise traditsioonile. 8 põhjapõtra, punane kuub ja põhjapooluse töökoda on aga palju uuemad. Need tekkisid 19. sajandi kirjanduses ja reklaamides. Mõned uurijad on märganud sarnasust Odini 8-jalgse hobusega, kuid otsest tõendit pole. See on pigem poeetiline paralleel. Kui me räägime jõuluvanast, siis tasub meeles pidada, et tema kuub ei olnud alati punane. 19. sajandi illustratsioonides kujutati teda sageli pruuni, rohelise või isegi sinise mantliga. Alles hiljem, 1930. aastatel, kujundas Coca-Cola kunstnik Hatton Sundblom jõuluvana selliseks, nagu me teda täna tunneme. Rõõmsameelseks, ümaraks ja erksa punase kuuega. Nii et punane värv ei ole mütoloogiline pärand, vaid reklaamikunsti mõju, mis muutus ülemaailmseks traditsiooniks. Kui me räägime jõuluvanast, siis tasub teada, et tema nimi pole sugugi igal pool sama. Näiteks Hollandis kutsutakse teda Sinterklaasiks, just sealt on pärit ka nimi Santa Claus. Hispaanias ja Ladina-Ameerikas tuntakse teda Papp Noelina, Rootsis aga jultomtena, kes meenutab rohkem metshaldjat kui klassikalist jõuluvana. Costa Ricas öeldakse talle Colatho ja Albaanias Papadimri, mis tähendab talveisa. Iga nimi peegeldab kohalikke kombeid ja uskumusi, kuid kõigi nende tegelaste eesmärk on sama, tuua pühade ajal rõõmu ja headust. Nii et jõuluvana on tõeline maailmarändur, kelle kuju muutub kultuurist sõltuvalt, kuid kelle sõnum jääb alati samaks. Kas sa tead, et Eestis on jõuluvana lugu olnud natuke keerulisem kui paljudes teistes riikides? Kui jõulude tähistamine nõukogude ajal keelati, asendati jõuluvana uue tegelasega, näärivanaga. Näärivana ei käinud mitte jõuluõhtul, vaid hoopis uusaastaööl, tavaliselt 1. jaanuari varastel tundidel. Tema töö oli tuua lastele kingitusi ja hoida pühi ideoloogiliselt neutraalsena. Kui Eesti taasiseseisvus, tuli jõuluvana tagasi oma traditsioonilisele kohale, kuid paljud inimesed mäletavad siiani mõlemat tegelast. Nii et meie kultuuris elavad kõrvuti nii vana jõulutraditsioon kui ka ajaloost pärit näärivana, 2 tegelast, kes mõlemad tõid lastele rõõmu, lihtsalt erineval ajal ja erineva tähendusega. Nii et jõulud on segu väga erinevatest traditsioonidest, Põhjamaade juulist, kristlikust pühast ja hilisemast rahvakultuurist. Just see mitmekesisus teebki jõulud nii eriliseks. Aitäh, et uurisid koos minuga jõulude lugu.
Kohtume järgmises ajalootunnis.